Head õpetajad, armsad koolikaaslased ja eriti meie tänased peategelased, 9. klassid. Täna ei ole lihtsalt üks tavaline koolipäev. Täna kõlab viimast korda teie jaoks see tuttav koolikell, mis on aastaid kutsunud tundidesse, vahetundi, kontrolltöödele ja vahel ka lihtsalt kiiremini koridori jooksma. Põhikooli lõpetamine tähendab ühe väga tähtsa peatüki lõppu. Siia koolimajja on jäänud teie naer, mälestused, sõprused, pingutused ja kindlasti ka mõned legendid, mida õpetajad veel aastaid meenutavad. Te olete olnud meile, 8-ndikele, eeskujuks, vahel konkurentideks, vahel abilisteks ja alati oluliseks osaks meie kooliperest. Täna heliseb teile viimast korda koolikell. Eksamid on tehtud, üle koera on saadud, nüüd jääb veel koera sabast üle saada ja viimased võlad likvideerida. Soovime teile 8-ndike poolt julgust teha suuri otsuseid, tarkust valida oma teed ja piisavalt enesekindlust uskuda iseendasse, ka siis, kui kõik vastused pole veel teada. Edu uude kooli kandideerimisel! Aitäh teile kõige eest, mida olete meie kooli jaoks andnud ning pidage meeles, ükskõik kuhu te edasi lähete ja osa teist alati Paalalinna koolimajja. Esimesena kutsume lavale meie kõige nooremad õpilased, 1. klassi. Need poisid tüdrukud astusid 1. septembril teie käe kõrval koolimajja ja nemad teavad kõige paremini, kui suured ja tähtsad tunduvad 9-ndikud koolis. Tänan neid teile kaasa anda head soovid ja väikesed kingitused. Kõlab laul õnneliku eluteed.
iga lend jätab oma jälje ka õpetajatesse. Järgnevalt saavad sõna õpetajad, kes on 9. klassid sellel teekonnal juhendanud, õpetanud ja toetanud. Nad laulavad meile Nublu laulu Lausudel. Nüüd kutsume tervituskõnet pidama meie õppejuhid Tiina Johanna Pihlaku. Kui kaugel ma räägin, nii kaugel. Nii, armas lõpetaja ja armas õpetaja. Ma rõhutan esiteks, et selle kõne loomisel ei ole kasutatud AI-d. Et ma tegin selle ise. Võta korraks see aeg ja
ole minuga. Lausu tõtt, kuid mitte täit, nii petta saan vaid poolega, ma tunnen, lihtsam on nii. Mis on ausus enese vastu, mis on ausaks jäämine teiste suhtes? Meil ei meeldi enamasti enda kohta tõtt kuulda, sest meile ei meeldi kuulda, et me pole piisavalt pingutanud, et oleksime saanud midagi paremini teha või et meie praegused tulemused on meie eelnevate tegevuste või ka tegemata jätmiste summa. Meile meeldib keskenduda sageli teistele, selle asemel, et tegeleda kõige olulisema inimesega enda elus, iseendaga, ning võtta enda kätte aus ja ennast juhtiv kriitika ning muuta see kriitika enda edasiliikumise mootoriks. Kui oleme kord juba võtnud omaks elamise ja aususe julguse, siis oleme võtnud endale ka riski tõusta hommikul õnnelikuna ja minna õhtul õnnetuna magama. Ja vastupidi. Elu on näidanud, et ainult ühte päeva, ka ühte hetkegi võib mahtuda meie suurim õnn või õnnetus. Otseteed õnneni, mida me kõik loomulikult paaniliselt otsime, ei ole. Raha eest mis tahes tunnet, armastust ega tervist samuti osta ei saa. Elu üks suurimaid müsteeriumeid peitubki aga selles, et kindlama jalge alusel leiame hoopis käänulisel rajal ning õnnehetked peituvad väljaspool meie mugavustsooni. Mida kiiremini mõistame, et oma ainsa elu peame korraldama endale ise, seda kiiremini mõistame sedagi, et kõik on pidevas muutumises. Hea muutub ja halb muutub. Kuidas muutustega kohaneda ja mida saadud õppetundidega peale hakata? Neile küsimustele otsime vastuseid kogu elu. Soovin meile kõikidele, et meie ümber oleks igal ajahetkel elus selliseid kaaslasi, kes meid mugavustsoonist välja nügida aitavad, meid enda innukusega või elurõõmuga motiveerivad ning neidki, kes meid ausa kriitikaga vihaseks ajavad, sest sealt võime leida jõudu midagi enda heaks lõpuks ometi tegema hakata. Pole ju midagi mõttetumat sellest, kui omada mõistust ainult selleks, et mitte midagi teha. Palju õnne ja edu meile kõikidele, iseendale, tõe tunnistamiseks ja iseendaga tegelemiseks. Võimsaid tiibu põhikoolist laiali lendamiseks, armsad üheksandikud ja jätkuvat jaksu kõikide nende olevaste ja tulevaste teismelistega tegelemiseks, armsad õpetajad. Me elame veel. Palju õnne kõikidele! Ükski viimase koolikella aktus ei möödu ilma 9. klassi teektaasteta. Iga lend jätab endast maha jälje, vahel kriiditolmu, vahel unustatud asju garderoobi, aga kõige rohkem mälestusi. Järgmisena on laval meie tänased lõpetajad. Kõigepealt palume siia 9. A-klassi. Üheksa aastat on möödas päevast, mil alustasime ühiselt kooliteed. Millised me oleme olnud, mida oleme õppinud või mida on meil veel elus vaja omandada? Näitame teile seda väikese muinasjutu abil. Elasid kord Eit ja Taat. Taat oli kõva kuulmisega.
Eit aga viletsa nägemisega. Noh, mis Hiina hieroglüüfid need nüüd on? Mitte midagi ei näe. Mida? Ei kuule. Mõlemad olid kange iseloomuga ja nii nad veetsid enamus oma päevadest kõvasti vaieldes. Vaidlusteks piisas aga väga väikestest asjadest. Hommikusöögi ajal tekkis vanakestel vaidlus, kas nende kodu asub järve või oja kaldal. Näh, mis järve see siis nüüd? See tilgake vett, pigem ikka oja. Taat aga kuulis, et Eit tahab tee sisse tilgakest mett. Veepurgi oli Taat ära peitnud lillevaasi taha, et vahel saad salaja lusikatäis võtta. Sügisel oli Taat mesitalust üsna vähe mett saanud. Suvi oli vihmane, mesilased ei saanud niitudele ja aasadele lennata ja nii jäi Teide Taadi meevarud sel aastal napiks. Pood, sa tahtsid ju tee sisse tilgakas mett. Sa peaksid mesilinnu käe kõrvalt varakult Toomesse viima, näe. Toomingad juba õitsevad ja saaks eks selle aasta rohkem mett. Mis Toomemetsas sa pajatad? See pisike Toomsalu täna võisi kah õige napilt. Vana lepiku all juba sinililled ja ülased õitsevad. Pole neil tarvis nii kaugele lennata. Lõunalauas jäi Eit aknast välja vahtima. Taadil ei andnud hing rahu, mida Eit nii pingsalt vahib. Mis sa seal näed, et enda vahtima jäid? Posti otsas istub vaes. Ei tea, mis ta seal passib. Ootab vist, millal ma kassile toidutrepi peale viin. Siis hea sinna nokkima tulla. Männimelt aeti minema ja ongi ta siin. Noh, näe, sõbranna Soomest ka. Külla jõudnud. Kus see post sul on? See on ju vana saar, mis pole lehtegi läinud. Ja puu otsas hoopis tubika, mitte vara. Varased ju mustad, see puhas valge. Lubi on valge, see sul küll valge ei ole. Äkki on meil aknad mustad ja sa näed valesti. Enam ei näe aknast isegi linda puu osas. Õhtusöögi ajaks oli väljas juba üsna hämar. Nüüd ei Taat aknast välja vaatama. Millest sa nüüd unistad? Mõtlen siin, et oleks veidi noorem, roniksin selle mäe otsa maja taga. Mis mäest sa jutustad? See pisike küngas ju. Selle künka peale sai tulpe istutatud. Võiksid vahel ju mulle kah lilli tuua selle asemel, et minuga siin vaielda. Ei tea, kas maksab. Õues juba üsna pime. Pärast eksin ära, ei jõua tagasi koju kõndida. Puhkad siis vana Pärna all kivil jalga. Pärnakivi ju naabritsed Koova maa peal. Ei sinna või jalga tõsta. Viisis talle kah mõni viis. Ei jäänudki Taadil muud üle, kui lilli korjama minna. Mõtles veel endamisi, et teeks siis Eit homme veidi lahkumine ei torise nõnda palju. Aga järgmisel hommikul algas kõik otsast peale. Ei suutnud nad kokku leppida, kas maja taga on Toomsalu või Toomemets. Kas nende kodu asub oja või järve kaldal. Kas hoovi peal oli vana saar või post. Ja kas mägi on küngas või küngas on mägi.
Meie klasside õpetajad ja õpilased on omavahel vaielnud, tiielnud, tõrelenud juba ühtekokku 9 aastat. Mõnikord me ei kuule, mida teine ütleb või ei taha lihtsalt kuulda. Mõnikord ei oska me vaadata või näha teisi enda ümber ja nii on tekkinud erinevaid arvamusi, erimeelsuse. Kõik need on leidnud omal kombel lahenduse. Loodetavasti, kui kunagi aastate pärast uuesti kohtume, oleme õppinud vaatama, nägema, kuulma ja üksteist mõistma. Nii, me mängime siis ühte mängu, et tahvlile ilmuvad pildid väikestest lastest, nad on kõik 61. lennuõpilased ja teiega õpetajate töö on ära arvata, kes see on. Ma annan teile vihjeid ka. Sobib, saite aru? Okei, ja kui te ütlete või arvate õigesti, siis pilt muutub ja siis te näete, kes see on. Okei, valmis? Nii. See poiss ütleb, et ta on eeskujulik, heade õpitulemustega ja aitab sõpru koolitöödega. Jah, see on Ander. Kuulus viimasel ajal väljas käijate toppi, aga huvitav on see, et õppeedukus seejuures langenud ei ole. Härra Lill on see, et ei ole. Andreas Oliver. Ta saab õpetaja Signaga vahetunnis väga hästi läbi ja käib puhvetis kõrvemahla ja juusturulle ostmas. Kui teda klassist ei leia, siis vetsust kindlasti leiab. Ta on loodusvaatleja ja kõva spordimees. Pingutab hirmsasti ja saavutab tulemusi, aga pigem spordis. Kas kui õppimises pingutas, tegelikult me ju ei tea. Tal on pooleldi punased juuksed ja ta oskab hästi inglise keelt. Käib välismaal rohkem kui mõni õpetaja, kuna spordiala lihtsalt nõuab seda. Ta jääb meelde oma nimega ja õpetajate töötamisega. Talle on makstud, et ta kodustest töödest pilte saadaks. Ta saab õpetaja Signaga vahetunnis hästi läbi ja ta on käinud 9 aastat matemaatikas, aga ta ei mõista ikka veel mitte midagi. Tihti aetakse teda tema õega sassi. Gerda. Tal on suured kroksid ja ta on tavaliselt koolis 4 või 5 ja ta punub palju patse. Mõtted liiguvad kiiremini kui info kooli Wi-Fis, aga vahel lihtsalt liigub vale info ja vales suunas.
ta on kohusetundlik, aktiivne ja naerab vene keeles. Väga kohusetundlik ja viisakas, vahel tundub, et liigagi. Viimase pingi tüdruk matemaatikas. Ilmselt on kooli jooksul just talle kogunenud kõige rohkem garderoobitunde. Võimalik, et see oli tema jaoks kõige kodusem paik. Ainuke blond poiss 9. A-klassis. Ennast kutsub kõige toredamaks klassivennaks. Legendi järgi sündis ta jalgpall käes. Ta on osav võrkpallimängija ja sõbralik inimene. Õppeainete suhtes on valiv ehk ennast juhtiv õpilane. Lisaks valdab ta kõrgtasemel oskust süüa tunnis võileiba nii, et õpetaja seda ei märka. Ta on teadvustanud aktustel ja hüppab palju kõrgust ja ta ütleb, et on ärimees. Enesekindlust on rohkem kui eksamitel punkte vaja oli. Kõik eksamid pidid 5 tulema. Tihti puudumine võistluste tõttu koolist ja teda on palju näha koolisündmustel. On sageli nii vaikne tütarlaps, et tema kohalolekut reedavad vaid imeilusad joonistused. Ta on klassi pesamuna ja tal olid eksamivalikud. Alati rõõmsameelne ja abivalmis. Hilineb tihti esimesse tundi ja jääb käitumisega meelde eriti inglise keele õpetajana. Tema peale saab loota, viib alati alustatu lõpuni, kas siis, kui kõik teised on juba loobunud. Ta tegi bioloogia eksami, ta on tagasihoidlik ja lahke inimene ja tal on väga ilusad plakatid. Käib koolis rohkem magamas kui õppimas ja hommikune hilinemine on tal juba vana hea traditsioon. Ta istub koridoris põrandal, magab tunnis ja vahetab tihti juukse värvi. Armastab sporti ja on valmis sportima teiste eest ja teiste nimel. Ka klassi esindas sageli just tema. Ta on stiilne, kogub inglise keeles toolid maha ja on tore tütarlaps. Elab vahepeal omas mullis ja avastab alles tunni lõpus, mis tund üldse oli. Ta on viisakas ja vaikne, pidevalt haige ja küpsetab tihti. Ilmselt omab lapsepõlvest halbu mälestusi muusika vallas, sest muusikatunde vältis, kuidas oskas. Väga ei huvitunud ka ilmselt matemaatikast, sest teisipäevased matemaatika lisatunnid jõudsid tema teadvusest teistest oluliselt hiljem.
ta on energiline ja sotsiaalne ja ta on võitnud Palajärve jooksu 9 aastat järjest. kuulab ja teeb tunnis ilusti kaasa, aga vahepeal teeb ikka lollusi. ta räägib ja naerab vene keele tunnis, joonistab tundides ja komistab trepil. Inimene, kes ei suuda olla ilma telefonita, eriti eesti keele tundides, ilmselt on ka telefoni menüü mitte eestikeelne. ta puudub tihti koolist, pildistab aktuseid ja on puhveti püsiklient. aitäh teile, te olite väga head mängijad. Igal lennul sünnivad omad traditsioonid ja mälestused. Nüüd on aeg anda edasi vanded ja reliikviad järgmistele hoidjatele, 8. klassidele. Palume esiteks 9. A-klassi. kohe, punane värk. Nii, palun siia nüüd 8. A-klassi esindaja, 2 tükki. Nii. Mina ütlen teile nüüd vande ja siis te ütlete, me vannume ja ütlete selle sama lause, mida mina ütlesin. Nii, matemaatikatunnis tuleb igale küsimusele vastata ja ei tohi vastust võlgu jääda. Me vannume, et matemaatikaklassis tuleb igale küsimusele vastata ja vastust ei tohi võlgu jääda. Sööklatädidega tuleb hästi läbi saada ja nendega tore on. Me vannume, et sööklatädidega saame hästi läbi ja oleme nendega toredad. Nii. A-klass peab alati olema parem kui B-klass. Ja nüüd te ütlete, A surub B-klassi vastu muru. A-klass surub B-klassi vastu muru. Ja nüüd palun siia terve 8. A-klass. Terve A-klass. Nii, ruttu nüüd. Ei tule ei ole nii koos, minge laiali ja sinna maha kõik. Ei tule laua peale. Nii, minge nüüd rohkem laiali sinna ettepoole. Siin külgede peale. Nii, ja nüüd te teete kõik koos kooris 30 prääksuga kükki. Kõva häälega teete prääks. Hakake nüüd. Ei kuule.
mingi klassis räägime. Kohtab klassi. Ja nüüd hoidke neid auga ja võite tagasi minna oma kohtadele. Kohtab tantsida. Nüüd palume reliikviaid üle andma 9. B-klassi. Meie palume siia terve 8. B-klassi. Te peate kõva häälega vanduma, et te teete kodutöid sama palju, kui te scrollite nädalavahetusteti TikTokis ja õpetajad teie nime kuuldes, neil ei tule peavalu. Öelge lihtsalt vanduge. Kõvemini. Vanduge. Te peate vanduma, et teete kodutöid täpselt sama palju, kui te nädalavahetusteti scrollite TikTokis ning õpetajad teie nime kuuldes, neil ei teki peavalu. Kolme peal. 3, 2, 1. Te ei pea seda lõppu ütlema. Te peate vanduma, et te kasutate seda autot igal võimalikul üritusel ning kui teie hakkate ükskord lõpetama, siis on autos uued reisijad. 3, 2, 1. Ja nüüd ma palun 2 klassi esindajal võtta need. Ja kõik võivad ära minna peale Jakobi, Joonase, Rolandi ja Topsi. Igor. Te lubate, et õpite matemaatikat ja eesti keelt kohe 9. klassi alguses. Korrake. No, lubage siis vähemalt. Korra peale. 3, 2, 1. Aga kas kätte kaartist tegema 10 tükki? Väga kurb.
5 tükki. Otsin krooni minema. Ma ei ole lugeda. 3, 4, 5. Koolielu hoiavad elavana inimesed, kes julgevad kaasa rääkida, korraldada ja tegutseda. Õpilased on saanud hääletada 3 kandidaadi vahel, kellest üks kuulutatakse täna uueks õpilasesinduse presidendiks. Järgmisena antakse üle õpilasesinduse presidendi tunnusmärk uuele õpilasesinduse presidendile. Sõna on Elana Postil. Head õpetajad ja armsad koolikaaslased. Õpilasesinduse presidendina tahan mõelda, et mul oli tõeliselt suur au seda tiitlit kanda. Andsin selle aja jooksul endast parima ning loodan, et suutsin midagi sellesse kooli päriselt jätta. Suur aitäh kogu kooliperele usalduse eest, aitäh, et uskusite minusse ja toetasite mind. See tähendab mulle rohkem, kui sõnadesse oskan panna. Aga mul on hea meel, et see kool jääb headesse kätesse. Mul on suur rõõm välja kuulutada järgmine õpilasesinduse president, kelleks on Saskia Meekler. Ning asepresidendiks saab Rebecca Viigand. Ja meie uus õpilasesinduse sekretär on Karoliina Haukanõmm. Aitäh! Ja nüüd tänase päeva kõige sümboolsema hetkeni. Viimast koolikella tulevad helistama 9-ndikud, teie esimesed klassijuhatajad. Inimesed, kes nägid teid siin koolis päris esimest korda väikeste ja natuke arglikena. Aasta oli siis 2017. Palume siia õpetaja Leena ja õpetaja Ildi. Aktuse ametlik osa hakkab lõppama, kuid päev ei ole veel läbi. Kohe pärast saaliosa ootab 9. klasse mõõduvõtt koolimaja ees õues. 9. klassid, te olete nüüd jõudmas sinna, kus kooli nimi muutub mälestuseks ja kontrolltööd muutuvad ajalooks. Soovime teile edu, julgust, häid valikuid ja võimalikult vähe hommikuid, kus te mõtlete, kas täna oli mingi töö. Direktor soovis edasi öelda ka paar sõna. Sõna on Aavo Palal. Soovin edasi öelda selle valla neilt armsatelt naistelt sööklas.
kes teile kõik meeldivad, eks ole, kellele peab meeldima, et minge ja sööge kõht täis ja nagu te hakkate proovi võtma teineteise vahel. Et söökla ootab teid väga, te saate teha piduliku tänase koolilõuna veel ka. Et selline minu sõna. Ilusat lõpukella kõigile. Head lastekaitsepäeva.